Eile õhtul pidas Donald Trump oma esimese ja võib-olla ka ainsa õhtuse telepöördumise Iraani sõja teemal. Ma kirjeldaksin seda üsna tavapärasena. Aga see varjab seda, kuidas Iraani sõda on loonud täiesti kummalise olukorra ülejäänud USA sisepoliitikas. Minu tänane plaan on arutada, mida Trump selle kõnega üritas saavutada. Seejärel puudutame mõningaid olulisi korduvaid teemasid selle kanali ajaloost, püüdes esitada sidusa narratiivi poliitilisest olukorrast, milles me end praegu leiame. Alustan sõja militaarse kajastuse ja poliitilise kajastuse lahknevuse arutamisest ning sellest, kuidas see hägustab veelgi seda, mida meie riikliku julgeoleku pärast muretsejad sellest arvama peaksime. Seejärel uurime poliitilisi tagajärgi. 2028 aasta presidendivalimistele ning seda, kuidas toimub midagi huvitavat, mis on seotud J.D. Vance'iga. Lõpuks annan ülevaate NATO olukorrast ning sellest, kuidas Trumpi vaikusalliansi kohta oma kõnes ütleb tegelikult päris palju. Olgu, kõigepealt lühike kokkuvõtte kõnest. Trumpi kõne algas kiitusega Artemis 2 stardimeeskonnale, mis viib inimesed peagi kaugemale maast kui kunagi varem. Kaootilises maailmas oli eile tore tund aega midagi lõbusat vaadata. Sellest on möödas juba mõnda aega. Igatahes, enne kõned spekuleeriti enamasti, et Donald Trump esitab selge plaani, kuidas Iraani sõda lõpetada. Võib-olla ka mõne konkreetse ähvardusega NATO suunas, mis krooniks viimaste päevade pingelisi transatlantilisi suhteid. Tegelikult puudutas ta neid teemasid vaevu. Ilmselgelt jätame NATO osa hilisemaks. Mis puudutab sõja lõpetamist, siis ma ei ole kindel, millist tasulikku teavet keegi lootis sellest saada. Tango tantsimiseks on vaja kahte ja Trump ei saa määrata kokkuleppe tingimusi, rääkimata sellest, et ta teaks, millal kokkuleppe saavutatakse, ilma koostöövalmis tantsupartnerita. Selle asemel keskendus kõne sellele, et Trump põhjendas sõda üldisemalt. Jättes kõrvale tavapärase väidete ülepaisutamise, mida sellistes kõnedes ikka esineb, oli suurem osa kõnest sisuliselt veenev argument. Mida Iraan kujutab endast Ameerika Ühendriikidele ja liitlastele, mida tuleb teha selle ohu vähendamiseks ning kuidas kulud, mida Ameerika Ühendriigid selle ülesande täitmiseks maksavad, on väärt võimalikku kasu. Võib-olla puudus endiselt selge punktide loetelu USA eesmärkidest, kuid see oli sellele lähedal. Tõepoolest, see on selline kõne, mida varasemad presidendid oleksid sõja eel nädalaid või kuid korduvalt pidanud, sarnaselt sellele, mida George W. Bush tegi enne Iraagi sõda. See on selline kõne, mille Donald Trump oleks pidanud pidama oma ajalooliselt pikas kõnes olukorrast riigis, mis peeti vaid 4 päeva enne seda, kui Iraani hakkasid pommid langema. Selle asemel rääkis ta rohkem Ameerika Ühendriikide meeste jäähokist. Tegelikult üritab Donald Trump nüüd järele jõuda, olles jaanuaris ja veebruaris teinud poliitilisi vigu, mis panid aluse sellele, et Iraani sõja algus oleks USA küsitluste ajaloos kõige ebapopulaarsem sõja algus. Praeguses poliitiliselt polariseerunud maailmas on kahtlane, kas veenmise kampaania oleks suutnud muuta demokraatliku partei toetajate meelt. Kuida muid, Ameerika Ühendriikides on endiselt suur hulk sõltumatuid valijaid ning nemad on sõja küsimuses enamasti olnud demokraatide poolel. Kuid arvamuste muutmise osas praegu kahtlustan, et rong on siit juba läinud. Demokraate ja sõltumatuid ei veena praegusel hetkel enam ükski põhjalik narratiiv, mis üritab sõda õigustada. Ma kahtlen ka, et paljud demokraadid muudaksid oma meelt, olenemata sellest, kuidas sõda lõpeb, isegi kui Iraani režiim kukub ja selle asemele tuleb lääne lembesem valitsus. On kõnekas, et sotsiaalmeediaruumis võetakse Iraani valitsuse avaldusi sageli puhta kullana, kuigi iga juht läbi aegade peaks alluma meie ütlemise ja tegemise hoiatusele. Võib-olla toovad sõja positiivsed tulemused sõltumatute seas väikese nihke, kuid isegi siis ei ootaks ma suuri mõjusid. Ühtse narratiivi puudumine sõtta astumisel on põhjustanud edasisi mõjusid lahingumeedia kajastusele, mis omakorda on sõja kulgu negatiivselt moonutanud. Ma mainisin seda juba varem. Peamised asjad, millele Ameerika valijad Iraani puhul mõtlevad, ei ole mitte sõjaline olukord ja sellega seotud mõjud, vaid pigem majanduslikud mõjud, nimelt muutused bensiinihindades ja aktsiaturu langused.
see on loonud huvitava olukorra, kus Pentagoni ja Välisministeeriumi strateegiad lähtuvad pigem turgude reaktsioonidest kui sõjalisest olukorrast, võrreldes tavapärasema sõjaga. Selle poliitika kõige selgemad tagajärjed on erinevad erandid, mida Ameerika Ühendriigid on kehtestanud muidu sanktsioneeritud naftale, sealhulgas Iraani enda naftale. Administratsiooni sees valitseb teooria, et sõda ei saa jätkata, kui bensiini hinnad püsivad kõrgel. Seega on sisuliselt lubatud võtta meetmeid, mis lõpuks viivad selleni, et Iraanile antakse rohkem raha. Kõik see raha ei oma pikas perspektiivis suurt tähtsust, kui valitsus kukutatakse. Ma näen võimalust, kus see toimib, kuid see tähendab ka seda, et Trumpi administratsioon muudab juba niigi suure mõjuga olukorra veelgi suurema mõjuga olukorraks. Kui sõda läheb halvasti, siis kõikide nende kummaliste majanduspoliitikate tagajärjed võimenduvad veelgi. Meedia on vastavalt keskendunud neile uudistele. Seetõttu ei mõista keskmine ameeriklane täielikult selle sõja sõjalisi tagajärgi. Ja kuna hukkunuid on väga vähe, on neil tagajärgedel lihtne varju jääda. Jah, te kuulete katkendeid sellest, kuidas sõda mõjutab Venemaad lühiajaliselt ja Hiinat pikaajaliselt. Nii et tavaline valija ei ole teadmatuses. Kuid suurte meediakanalite puudumine, mis keskenduksid sõjalisele poolele, tekitab probleeme isegi meiesugustele inimestele, keda huvitab rohkem laiem geopoliitiline pilt. Te ei vaja minu ütlust, et iga Iraani pihta tulistatud relv on relv, mida ei saa hiljem kasutada Hiina heidutamiseks. Aga nii sina kui mina peame paremini teadma, kui palju relvi on tegelikult kasutatud, et mõista probleemi ulatust ja kaaluda riske võrreldes võimaliku kasuga, mida Iraani puhul võib saada. Näiteks vaatame Tomahawki raketti, arvestades, et sõja ajal on lõputult kaadreid nende tulistamisest. Ma võiksin tuua umbkaudseid arve selle kohta, mis nendega toimub. Ameerika Ühendriigid on umbes kuu aja jooksul ammendanud umbes 900 Tomahawki raketti. See võib olla 20% või rohkem USA varudest. Hea uudis Valgele Majale on see, et tõenäoliselt ei pea Ameerika Ühendriigid palju rohkem neid kasutama, sest kui sul on õhuülekaal, ei pea sa nendele lootma. Saad üle minna JDM-idele, mis on odavamad. Lisaks on Pentagonil neid sisuliselt lõputult varuks. Siiski on Ameerika Ühendriigid hankinud igal aastal vaid 90 uut Tomahawki, kuigi Pentagon usub, et tootmismahtu võiks suurendada enam kui 2000 Tomahawkini aastas ilma liigse pingutuseta. Ja see on põhimõtteliselt kõik, mida ma selle kohta öelda saan. Suure märkusega, et ma ei usaldaks ühtegi neist numbritest. Palju sellest on minusuguste inimeste spekulatsioonid, kes on kursis üldise olukorraga, kuid kellel puudub ligipääs mitteavalikule teabele. Kui me tõesti tahaksime siin usaldusväärset teavet, peaksid suuremad meediakanalid suunama oma uuriva ajakirjanduse jõupingutused selles suunas. Ja mingil määral nad seda ka teevad, mis ongi osa sellest, kuidas ma sain sulle neid andmeid anda. Aga nad ei panusta selle loo sellesse poolde kuigi palju, sest see ei ole see pool, mis ameeriklasi huvitab. Ja tõepoolest, taskukohasus on suur probleem ning sellel on praegu selge mõju ameeriklaste igapäevaelule. On lihtsalt murettekitav, et oluline riikliku julgeoleku küsimus jääb suuresti kajastamata. Peamiselt selle tõttu, kuidas Trumpi administratsioon seda sõda ajas ja mida eilne parimal eetri ajal peetud kõne pidi tagasi pöörama. Samal ajal on selle sõja poliitilised tagajärjed Washingtoni poliitilistes ringkondades olnud hämmastavad. Alates Trumpi teise ametiaja algusest on J.D. Vance olnud ennustusturgude lemmik, 2028 aasta presidendivalimiste võitjaks. See ei peegeldanud niivõrd turu usku, et vabariiklased on 2028 aastaks heas seisus, vaid pigem seda, et ta oli tõhusalt teised võimalikud vabariiklastest kandidaadid kõrvale tõrjunud. Isegi kui sinu parteil on vähem kui 50% tõenäosus valimised võita, võivad sinu isiklikud võimalused olla head, kui on peaaegu kindel, et võidad oma partei nominatsiooni. Selle tulemusena jõudsid J.D. Vance'i tõenäosused presidendiks saada 2025 aasta 30. septembril tippu, ulatudes 30,5%-ni. Siiski oli 2026 aasta algus Vance'i jaoks raske. Jällegi, see peegeldab vähem teda pigem vabariiklikku parteid üldiselt. Selgub, et tänavatel olev jää võib sinu toetuse numbreid langetada. Kuid just Iraani sõja algus põhjustas tema toetuse numbrite vabalanguse.
27. veebruaril olid tema võimalused 23,1%. kui tulla tänasesse päeva, siis ta ei ole enam kõige tõenäolisem järgmine Ameerika Ühendriikide president. nüüd on selleks Gavin Newsom, edestades Vance'i 19,2% vastu 19,0%. see on nüüd kahe mõju kombinatsioon. üks on see, et turg üldiselt arvab, et vabariiklased seisavad 2028 aastal silmitsi raskustega. teine on kasvav ootus, et Rubio esitab Vance'ile väljakutse vabariiklaste nominatsiooni pärast. Rubio oli sõja alguses 9,0% peal ja on tänaseks tõusnud 11,5%-ni, olles langenud 11 märtsi tipust, mis oli 16,8%. viimase 3 nädala langus ei puuduta niivõrd Rubiot, vaid pigem vabariiklikku parteid. ja Vance'i numbrid näitavad samuti, et edukas eelvalimiste võitlus Rubio vastu jätab talle piisavalt mainekahju, mis kahjustab teda üldvalimistel. igal juhul, nagu ma varem mainisin, hoidke järgmise 7 kuu jooksul silm peal Rubiol. kui 2026 aasta vahevalimised on demokraatide võidulaine, siis Rubio tagasiastumine ütleb teile täpselt, millised on tema plaanid 2028 aastaks. ja põhjustab ka palju paanikat eurooplaste seas, kes eelistavad temaga koostööd teha võrreldes ülejäänud Trumpi administratsiooniga. rääkides Euroopast, lõpetame NATO olukorraga. tuletame meelde, et nädala alguses sulgesid Prantsusmaa ja Hispaania oma õhuruumi USA lennukite jaoks, mis olid teel Pärsia lahe poole. see pani administratsiooni arutama, kuidas selline seisukoht sunnib Ameerika Ühendriike oma rolli NATOs ümber hindama. see omakorda viis spekulatsioonideni, et Donald Trump võib oma õhtuses telepöördumises NATOle mingisuguse ultimaatumi esitada. selle asemel tegi ta lühikesi märkusi selle kohta, et liitlased, kes sõltuvad naftasaadetistest Pärsia lahest, peaksid olema valmis panustama lahepiirkonna julgeolekusse. ja see oligi enam-vähem kõik. ei mingit arutelu selle üle, kuidas Ameerika Ühendriigid lahkuvad järgmisel kuul Brüsselist, kui liitlasriigid ei võta teatud meetmeid. ma arvan, et tasub üle vaadata loogika selle taga, kuhu see mõnede arvates välja jõuab. president Trump on nördinud baaside paigutamise ja õhuruumi kasutamise õiguste pärast Euroopas, peamiselt Hispaania ja Prantsusmaa osas. tema lahendus sellele probleemile, avaliku spekulatsiooni kohaselt, on NATOst lahkumine. okei, kui sa lahkud NATOst, arva ära, mis edasi juhtub. veel rohkem sinu Euroopa baase hakkab kaduma. mitte kõik neist, loomulikult. paljud NATO liitlased sooviksid sõlmida kahepoolseid kokkuleppeid, et hoida Ameerika Ühendriigid kaasatuna. aga mõned neist baasidest kaovad siiski. seega ei lahenda ähvardus NATOst lahkuda presidendi probleemi. see teeb selle ainult hullemaks. see ei tähenda muidugi, et olukord oleks edasistest pingetest vaba. siin on meil palju samme, mida Trump võiks astuda. ta võiks näiteks artiklit 5 vabalt tõlgendada ja pakkuda vaid sümboolset abi, et taastada Põhja-Atlandi piirkonna julgeolek juhul, kui rünnatakse varem koostööd mitte teinud liitlast. see on aga olnud pidev küsimus Hispaania puhul ja nende soovimatuse puhul kulutada 5% SKP-st kaitsele, millele kõik teised on alla kirjutanud. oluline on see, et NATO-ga seotud poliitilised vaidlused pole sugugi lõppenud, kuid USA lahkumise idee oleks Valgele Majale kahjulik. ja maailmas, kus saab teha palju ähvardusi ilma otseseid kulusid kandmata, tuleks seda meeles pidada järgmisel korral, kui Valge Maja selle võimaluse õhku viskab. niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Trumpi eilne telepöördumine parimal eetriajal oli kõne, mille ta oleks pidanud pidama juba 2 kuud tagasi. sõja majanduslikule poolele keskendumine moonutab nii üldist strateegiat kui ka meie võimet mõista selle tegelikke geopoliitilisi kulusid. ma ei tahaks praegu olla J.D. Vance. ja hoolimata praegusest lõhest tooks NATOst lahkumine Valgele Majale ainult täiendavaid probleeme. olgu, aeg minna oma koeraga väga pikale jalutuskäigule. kas ma võin soovitada, et teeksite sama? mul on oma teisel kanalil hulk pikemaid videoid, mida on hea kuulata, kui jalutama lähete. ja kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Hoia end!